välismääraja. Prantsuse president Emmanuel Macron käis Berliinis riigivisiidil. See oli esimene Prantsuse riigipea nii kõrgetasemeline visiit Saksamaale viimase 24 aasta jooksul. Kuid Macroni ja Saksa kantsleri Olaf Scholzi vahelised suhted ei ole sellele vaatamata head. Analüüs Pariisis Euroopa arenguid vaatlevalt Clyde Kullilt. Alustame ikka ja jälle meedias kõlavast küsimusest, kes siis juhib praegu Euroopat? Ega siin päris sellist selgust hetkel ei ole. On näha, et Prantsuse-Saksa mootor, mis on alati olnud edasiviivaks jõuks Euroopas ning ka selle üheks eelduseks ja vajalikkuseks hetkel puksib. Ta annab kõvaid tagasilööke. Sellel on mitu põhjust, isiklikud ebakõlad president Macroni ja kantsler Scholzi vahel tulenevalt nende iseloomust, stiilist, ka nende tugevast egost ning riiklikud ja rahvuslikud huvid, mis ei kattu. Nad ei ole ka võib-olla kunagi nii kattunud, aga neil on olnud tunduvalt rohkem koososa kui praegu. See lahknevus on juba tulnud ka avalikkuse ette ning siin võib välja tuua eelkõige majanduspoliitilisi valikuid, suhtumist Ukraina sõjasse, suhtumist Venemaasse ja Ameerika Ühendriikide rolli. Konkreetselt vaatame Venemaasse suhtumist ja Ukraina küsimust. Kas kahel riigil on jätkuvalt erimeelsused ka selles suhtes? Eesmärk on mõlemal sama, et Venemaa seda sõda võita ei tohi ja siin on ka väike nüanss. Saksamaa ütleb, et ei tohi seda võita. Prantsuse president on 2 aasta jooksul teinud kannapöörde ja ütleb, et meie peame võitma, ehk siis Venemaa peab kaotama. See on juba üks väike nüanss. Ja teine, mida on ka praegu juba märgata, on see, et Macron on läinud tunduvalt ründavamaks ja palju kaugemale juba ette, mis on olnud seniseks tabuks, ehk siis NATO sõdurite saabaste kohalolek Ukrainas. Ta käis sellega avalikult välja, mis kutsus esile päris suure irritatsiooni Saksamaal, sest Saksamaa suhtub sellesse jätkuvalt väga tundlikult. See on olnud ka näiteks põhjuseks, mis pärast kantsler Scholz ei ole teinud mitmeid väga olulisi otsuseid Ukraina toetamiseks, nagu praegu tiibrakettide Taurus tarne, mis on Ukrainale hädavajalikud ja just see Tauruste moment tuligi esile kuidagi äärmiselt sellises mõttes õnnetult, et ta tuli avalikuks ja nad hakkasid mõlemad üksteist ründama täiesti avalikult. Siis Macron ja Scholz. Macron ja Scholz, just. Ja. See Scholzi argument, tal on ikkagi tundlikkus väga suur Venemaa vastusammude osas ning see tuleneb ajalust, see tuleneb sotsialistide, sotsiaaldemokraatide enda ajalust suhtumisest, et püütakse ära hoida otsest konflikti Venemaaga ja Scholz väidetavalt kardab, et kui ta need raketid sinna tarnib, siis sellega kaasneb ka Saksa juht ja navigatsiooni roll, ehk kuna sellega ei pidavat saama hakkama ainult ukrainlased. Ja seetõttu ta on praegu hoidnud ennast kõvasti tagasi Macronile, see muidugi on olnud hea võimalus rünnata praegu sakslasi ja öelda, et 2 aastat tagasi ütlesid paljud, et me ei tarni seda ja seda ja seda, ja te olite valmis tarnima ainult magamiskotte ja kiivreid, aga näete, kuhu me oleme jõudnud. Ja muidugi see ei ole meeldinud ka sakslastele. Ja see Tauruste osas võib-olla üks väike selline remark, et Scholzi argumentid ei ole väga usutavad, sellepärast, et Saksamaa on tarninud ju 260 Tauruse raketti Lõuna-Koreale ilma mingisuguse Saksa navigatsiooni ja juhtimisosaluseta. Nii et ütleme, need sellised momendid praegu just sellises pöördelises olukorras Ukraina abistamiseks, kus on näha, et Macron on läinud tunduvalt kaugemale ja Saksa vaoshoitud, kindlasti on praegu lisanud neid pingeid ja mis on veel üks oluline võib-olla moment on see, et sakslased soovivad alati, kui mingid samme tehakse, näha tööplaani, näha mingit kava, näha, milline on selle reaalne väljund. Ja Macroni üks omadus on see, et ta esineb elektrišokina, tihtipeale on tal head ideed, aga esitatud sellisel viisil, et need head ideed tegelikult lõpuks surevad. Ja tihtipeale see tuleb ka sellest, et ta ei ole läbi rääkinud, kooskõlastanud, analüüsinud tagajärgi oma partneritega.
Saksamaal oli sõltuvus Venemaa kütusest, mis nende poliitikat esialgu kujundas. Kui palju see sõltuvus veel seni alles on? Seda sõltuvust enam ei ole ja see on tegelikult tragöödia kogu Saksa majandusele, aga eelkõige Saksa tööstusele ja Saksa majandusmudelile, mis oli üles ehitatud Vene gaasil. Tagantjärgi võib öelda, et see on väga suur viga, millest ameeriklased hoiatasid ette juba 80. aastatel. Ja seda ei kuulatud ja keegi teadnud, me praegu siia jõudsime ja loomulikult see olukord praegu nõrgendab väga tugevasti kantsler Scholzi positsiooni, sest me näeme praegu, et investeeringud on välja minemas Saksamaalt, investeeringud Ameerika Ühendriikidesse Saksamaalt on 3-kordistunud viimase aastaga, 15 miljardini juba jõudnud, 12 miljardit näiteks on läinud ära Hiina, ehk siis see majandusmudel praegu enam ei toimu, seda tagasipöördumist sellesse enam ei tule. Ja seetõttu on ka Saksamaa hetkel sellises peataolekus ja segaduses, et kuidas edasi, mis saab olema see majandusmudel ja energia saab olema kindlasti üheks väga suureks küsimuseks ja siin on jälle üks vastuolu Prantsusmaa ja Saksamaa vahel, kuna Prantsusmaa on arendanud ikkagi edasi oma energia turvalisust tuumaenergial, millest Saksamaa on loobunud. Seetõttu ka praegu on selline vastuolu, et Saksamaa püüab igati seda tuumaenergia rolli tulevikus vähendada ja Prantsusmaa mitte. Nii et selles mõttes kaudselt on praegu ikkagi sellel Vene energia ärakukkumisel otsene mõju ka kahe riigi majandusolukorrale ja nendele suhetele. Venemaaga suhted tervikuna. Euroopa on väga palju juba ümber mõelnud, aga sina Pariisis elades, kui palju sa kuuled ja näed ikkagi neid prognoose, et mis hakkab tulevikus saama, Venemaa ju ära ei kao. Kuidas selle sõja järel Venemaaga suhtlema hakatakse? Jah, siin on toimunud just Prantsusmaal tugev muutus. Kui me mäletame, siis Macron ju 2 aastat tagasi ütles, et Venemaad ei tohi alandada ja Venemaa peab olema osa Euroopa julgeolekuarhitektuurist. See on praegu drastiliselt muutunud ja Macron ning ütleme, Prantsuse välispoliitiline liin ei ole valmis rääkima selle Venemaaga, kes oli 2 aastat tagasi, kes on praegu. Nad on valmis rääkima Venemaaga, kes on muutunud pärast seda sõda. Milline see saab olema, on väga keeruline praegu öelda, aga ma ütleks seda, et ütleme, Prantsuse avalikus meedias on Ukraina sõda suhtumine Venemaasse väga kõrgel tähelepanu tasemel. On täiesti eraldi üks programm, number 26 LSI, see on TF France'i üks osa, mis pühendab praktiliselt kogu päeva analüüsile, mis toimub Ukrainas, mis toimub Venemaal, millised on arengud. Nii et selles mõttes on see olnud ikkagi suur muutus Prantsuse välispoliitikas. Clyde Kull, endine Eesti diplomaat, nüüd poliitikavaatleja Pariisis.